Tere, hea kuulaja! Väga tore, et olete jälle vaatamas vaimu teemade poole, sellepärast et algamas on saade Valguse ja varju piiril. Ja nagu tavaliselt siin Vaimumaailma stuudios olen mina Martin, minu vastas on Hannes Vanaküla. Hannes, sa pole tükk aega siin meie stuudios käinud ega huvitavat informatsiooni andnud. Äkki sul on midagi öelda kuulajatele? Jaa, ütleme niimoodi, et me kõik teame, et mitte miski asi ei ole nii, nagu paistab, aga ma alustan sellest, et ma räägin, mis ma tegin, nagu välja paistab. Ma käisin puhkamas Kreekas, täpsemalt Kreeta saarel. See paistab välja, et ma käisin puhkamas, aga mida ma seal tegelikult tegin, on juba ise küsimus ja mul ei ole isegi ka mõtet seda seletada laiale rahvale, mis ma seal tegin. Aga ma alustaksin seda tänast teooriat hoopis ühe huvitava mõttelaadiga või mõtteharjutusega või mõttekäiguga. Vaata, kui ma sinna sõitsin, siis vaatasin ikka neid lennukeid, läheb meeletult Egiptusesse, Türki, Kreekasse, massiliselt rahvas läheb. See on iseenesest väga huvitav. Martin, kas sa huvi pärast oskad öelda, miks rahvas jookseb lõunamaale? Mina ei saa tegelikult aru üldse, miks nad lõunamaal käivad, sellepärast et kui mina kusagil käin, ma käin igal pool mujal kui lõunamaal. Just nimelt, see ongi hea küsimus. Ja vaata, mina hakkasin ka seda mõtlema või ma sain sellise ilusa kogemuse, et vaata, kui ma olen seltskonnaga läinud lõunamaale, siis on tore, oled kellegi koos, on lobus. Aga üks päev ma veetsin seal saare peal üksinda. Ja siis, mis ma avastasin? Tegelikult seal lõunas ei ole elu. Jätke meelde sõna, pole elu. Hakkad mõtlema, tõused üksi üles, sul ei ole sõpru. Jah, tõesti, päike paistab, soe on, meres saab ujuda. Aga kas selleks, et meres ujuda, üldse ujuda, peab lõunamaale sõitma? Ma arvan, piisab meil spaas või ujulas ka käimisest ja on see päike ka nüüd nii hirm vajalik. Ja edasi istud seal ja vaatad, mitte kui midagi pole sealt teha. Ei ole loodust, mingid kivid, mingid, Kreeta saare peal on mingid oliivipuud ja mingid üksikud on nagu täiesti elutu. See meenutab mulle seda kogemust, kui mina käisin Tenerifel. Ma olen käinud mõningates kohtades. Ma ütlen ausalt, Tenerife reis oli minu jaoks kõige igavam reis. Sest seal pole elu. Teine asi, mis seal on see, et vaata, kui sa käid kusagil mujal, käid kas või Poolas või Inglismaal, mis iganes, ikka on kusagil mingisugused teatrid ja sellised ajaloo, kultuurilis, mingisugused elemendid, mida on huvitav vaadata. Eks ma siin lähiajal lähen samamoodi uurima, mis nagu maailmas toimub, aga huvitaval kombel ma võtsin kõik sündmused lahti, mis toimuvad Tenerifel. Seal ei toimu mitte midagi. Seal ei ole teatrit, seal ei ole huvitavaid galeriisid. Isegi Helsingis on juba väga head galeriid. Seal saad kunsti nautida, mis iganes. Tenerifel ei olnud mitte midagi, lihtsalt mingisugused, kõik on seotud mingisuguste rannameluga või on siis sellised kõik pealiskaudsed. Ja mis on hästi huvitav, vaata, ma olen nagu natuke kehaliselt kapriisne, ma ei saa kõike süüa. Tenerifel ma leidsin, et seal on väga raske toitu hankida, sest kõik on selline prosta, selline ülitöödeldud jama. Näiteks igal pool mujal mulle toob Uber Eats toob nagu kõik nagu sellise toidu, mis on nagu hea kvaliteediga toob kohale. Võin kas või öösel tellida. Aga Tenerifel oli kõik ainult friikartulid oli need põhiline asi. Ma ei tea, kuidas inimesed seal nagu elavad. Sa pead nagu käima spetsiaalse poe leidma, kus sa saad endale tervislikku toitu osta. Minu jaoks see oli üks reis, mis oli jõle ebamugav. Ma ei ole elu sees nii ebamugavat reisi nagu Tenerife nagu kogenud. Ja vaata, kui huvitav, kui nüüd hakata mõtlema, inimesed käivad tööl, korjavad raha
et minna sinna elutusse maailma. Nüüd on küsimus, miks nad lähevad elutusse maailma. äkki seal on mingi vaikus ja rahu, et sa ei pea mitte midagi tegema, sellepärast et kui sa oled surnud, siis sa oled vaikuses ja rahus. Jah, ma mõtlesin, et kui ma seal üksinda jalutasin, vaatasin kassi, mis peesitab seal päikse käes, siis ma mõtlesin, et jah, kui ma loom oleks, siis mul tõesti võib-olla seal meeldiks. Aga inimesena pole seal midagi teha. Vaata, ka mu naine ütles, et selleks, et minna lõunamaale lennata ja päikest võtta, sa ei pea olema inimkehas. Piisab täiesti loomakehas. Ja tõesti, mida ma seal tarka tegin see päev? Mitte midagi. Sõin hommikust õhtuni, vedelesin ja lõin aega surnuks. Ja nii siga igav oli, et oleks tahtnud sealt ära minna. Kas seal vaimsusega sai tegeleda või oli probleem? Ega see vaimsus, ütleme niimoodi, oli probleem, vaata, ma saan igal pool teha, aga ütleme, vaimsusega on seal kehvem tegeleda kui mujal, ütleme niimoodi. Ta on ikkagi pärsitud. Sest aastaaeg on alati häälestatud kuhugi välisele. Vaimsus tahab ju mingit sisemist tööd, ehk siis ta tahab sellist kohta, kus on see aastaaeg nagu talv ka olemas. Jah, ja vaata, see ongi niisugune, et nagu sellist suurt teooriat ma ei teinud, aga ma sain muid kogemused. Ja nüüd ma räägiks võib-olla ühest teisest kogemusest. Sest jätame nüüd meelde esimene võtmesõna. Inimesed jooksevad surnud maale. Nüüd on üks teine huvitav kogemus. Mõelgem nüüd. Oled sa, Martin, kuulnud, et rannas mehed vahivad noori tibisid? Ma arvan, et nad vaatavad igal pool mujal ka, kui mitte rannas. Aga rannas on eriti hea vaadata, sest seal on peaaegu nad paljad. Vastupidi, rannas on väga halb vaadata, sellepärast, et kõik kehad efektid on kohe näha, aga kui neil on riided seljas, siis sul on vähemalt sinu enda kujutlus sellest, et äkki seal on midagi ilusat all. See on väga ilus tähelepanek, sest tõesti ma ütlen, et miniseelik on teinekord ilusam kui rannariietus, sul on õigus. Aga ma istusin seal rannas, kõik vahivad, ma liialdan jälle, et mehed vahivad ilusad peimesid ja ma ka vahtisin ja siis ma jõudsin oma mõtetele, ühele väga huvitavale mõttele. Ma vahin siin neid peimesid. Siis mul tekkis küsimus, miks ma neid vahin? Kui ma vahin, siis peab olema mul eesmärk. Järelikult ma vahin selleks, et paarituda. Ütleme niimoodi, vahin, siis ma peaksin looma tutvust. Mu vanus on küll selline, et vaevalt, et need noored peimed mind tahavad, aga ma tean, et seksuaalne veidrus on, inimeste seksuaalveidrused on nii imelikud, et mõni hull võib isegi tahtagi mind. Nii, ma leian selle peime, kes tahab ka mind, ma seksin. Aga mis sellele järgneb? Ega see peib tahab pere hakata punuma. Ta tahab kodu mängida, lapsi kasvatada. Ja siis ma jõudsin järeldusele, kas mina tahan seda? Ja siis ma jõudsin järeldusele, et miks ma siis vahin, kui ma ei taha tegelikult neid vaadata? See on mingisugune programm meie sees. Ja siis ma jõudsingi järeldusele, et inimesed on nagu mingis mõttes zombid. Nendes on mingi programm, ta peab tegema ja ta isegi ei aruta, kas ta tahab seda või ta ei taha seda. Nii et järgmine võti. Inimene on zombi. Esimene lause on, inimene otsib kohta, kus ei ole elu. Jätame need asjad nüüd meelde. Nüüd ma lähen kolmandasse punkti, mis on üks väga oluline asi. Kreetal on üks huvitav koht, mis on nagu ainukene looduslik järv Kreeta saare peal. Ma mõtlesin, midagi lõbusat. Et läheme siis sinna järve äärde. Ja minul on üllatus. Mul oli, teate milline tunne, kui ma sinna järve äärde jõudsin?
ma saabusin surnu mere äärde. Ma ei tahtnud isegi ujumagi sinna minna, kuigi algselt mõtlesin, et järv ja läheks prooviks. Ja ta oli minu jaoks nii ebameeldiv koht. Ja siis ma mõtlesin, et miks ta on nii ebameeldiv. Aga kujutadki ette, järve ümbruses peaks ju olema elu, tal peaks olema oma nägu. Aga sellel järvel nagu ei olnud mitte mingit nägu ja ta oli nagu mingisugune tühi kaugkanal. Ja siis ma jõudsingi, et järeldusele, et see koht on kanal surnute maailma. Ja kui ma ajalugu, ma olen lugenud, ega mina ju ei mäleta, mis on päriselt, aga ma olen nüüd lugenud, et räägitakse, et Kreetal oli Euroopa esimene tsivilisatsioon ehk miinuse kultuur. Ja mingisugune minu teadmine oli kogu aeg, et Kreekalt, Kreeta on ju ka Kreeka saar, et seal nagu läks inimkond pekki. Ja arvatavasti seal saarel kas ohverdati, tapeti üks, ma nimetan ühte loojat, keda ma kutsun kreekiks, arvatavasti seal. Ja sealt sai alguse inimühiskond sellisel kujul, nagu ta tänapäeval meil on. Jah, kuigi inimühiskondasid on ka seal, mis see nüüd on seal, need kaks jõge, see Urartu riik ja need. Tigris ja Eufrates. Jah, selle vahel olid nagu esimene. Aga see oli tegelikult väga huvitav ja sealt ma sain tegelikult päris palju mõtteid. Ja selle kogemuse pealt ma avastasin ühe asja, et meie keskel on tegelikult poolsurnud. Ja nad elavad, nad on inimkehas täiesti inimese moodi. Aga ometi on nendest midagi huvitavat. Sest ma avastasin, et kas nendes ei ole elu või nendes ei ole nagu selgroogu või nendes ei ole mingit mõistmisvõimet. Aga meie keskel on poolsurnud. Ja siin ma jõudsin järeldusele, et vaata, kui inimesel on säde, alge ja kese, siis poolsurnul on üks asi puudu. Tal ei ole kas sädet, siis ta kaotab mõistmisvõime. Mingis mõttes tal pole ka, ma ei tea, võib-olla nägu. Siis tal pole alget, ta täiesti sisutühi nagu limusk. Ta on sisutu. Ja siis on elu, temast nagu ei käi midagi läbi. Ja siis ma avastasin, et on kuskil ürgsupis surnute maailm, kus elavad surnud. Aga need surnud elavad ka siin. Aga nad on nagu poolsurnud. Nad elavad ja samas ka ei ela. Ja siin ma avastasin, et on veel üks huvitav seltskond inimesi, keda ma nimetan zombideks. Sest ma vaatasin, et poolsurnu on alati mingi inimesega koos, et ta nagu ei eksisteeri üksinda, ta nagu alati leiab paarilise. Ja ma hakkasin avastama, et on nagu poolsurnud jagunevad siis nagu kaheks. Ühed, kes oleks siis nagu seemendajad, kes nagu viskavad idee ja see on alati paaris mingisuguse püha emaga, mingi munejaga. Ja siis on teine tüüp, kes oleks nagu saagikoristajad ja nad oleks paaris nagu selliste tegelastega, keda me nagu tajume siin maailma suiaritele. Kogu aeg nad peavad midagi skeemitama, petma, ma näen nagu paare. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et need paarilised ei ole ise ennast poolsurnud. Nad on nagu kuidagi seotud nende poolsurnutega. Aga siis ma avastasin, et on veel mingi huvitav seltskond, kes on zombid ja nendel zombidel puudub oma tahe. Ja see ongi väga huvitav. Kui ma siin liigun, tegelikult ma isegi ei näe neid, kui aus olla. Kui tänavalt tuleb inimene vastu, ma ei oska öelda, kas ta on
päris inimene, kas ta on poolsurnud või ta on zombi. Aga see on väga huvitav. Need avalduvad, tuleb see nähtavale siis, kui sa oled midagi valmis saanud. Ja selge on see, et ma olen oma elus midagi valmis saata. Ja ma avastasin, et kui mul midagi valmis saadud, siis käivituvad kohe saagikoristajad. Noh, et saagikoristajad on alati paaris huiar, nii et nad nagu huiavad ja tahavad sult seda, mis sa oled loonud, endale võtta. Ja ma olengi selles etapis, kus nagu need zombid nagu käivituvad mu ümber. Nad näevad ja tahavad haarata. Ja alles siis tulevad nad nähtavale. Nii kaua, kuni sul pole mitte midagi valmis, me ei näe neid zombisid. Ja automaatselt, kui sul on midagi valmis, siis tuleb ka see teine pool seemendaja, kes tahab meeletult sulle mingisugust midagi sisse toppida, mingi elu mõtte, millega ma üldse pole nõus. Ja siis ma avastasin veel ühte huvitavat asja, et mis elu mõtet mulle nagu taheti sisse toppida või tahetakse. See oleks niimoodi, et elu mõte peaks olema mul niimoodi, et nagu vist budistidel, et ma suren ära või mul pole siin midagi teha. Ja sealt, selle mõtte pealt ma jõudsin ühele väga huvitavale asjale. Kahesõlmelised ei saagi tegelikult kehastuda. Et kahesõlmelised on viidud nagu loomakirjutajasse. Ja siis ma järsku mõistsin, vaata, me oleme kogu aeg näinud, et on mingi suur kits ja on mingi suur madu ja on mingisugune lõvi. Ja nüüd ma tean, et need kahesõlmelised on viidud sinna kirjutajasse. Aga nad ei saa ise kehastuda. Aga selle kahesõlmelise vägi või jõud või energia on nagu selle looma kirjutajas ja selle kirjutaja pealt nagu jaotatakse nendele liivateradele jõudu, et need saaksid inimestele kehastuda. Ja ma ise vaatasin ka, et mis looma kehasse mind taheti panna. Ja mind taheti panna, sest ütleme tänaseks ma tean, et süsteem teab, et ma olen kahesõlmeline. See ei ole nagu saladus. Ja mind tahetakse nagu üldse siit inimkehas taaskehastumissüklist nagu välja visata. Ja siis ma nagu nägin, et mind tahetakse teha krokodilliks, mingiks suureks krokodilliks. Ja siis mul lõigi lapiki põlema. Krokodill, ma vaatasin seda Egiptuse mütoloogiat, krokodill on nagu jõu, sümbol. Ja vaata, Martin, nüüd ma küsin, mis on praegu inimkonna häda? Nad on ju lumehelbekesed. Ja nendel on vaja minu jõudu, et inimesed muutuksid tugevamaks. Aga selge on see, et mina keeldun sellest. Aga nüüd ma lähen siit edasi. Ja nüüd ma sain lõpuks kätte selle saladuse, mis saladus on nende 17 parasiitsüsteemi jumalatega. Vaata, ennem oli minu jaoks nagu vaimsus oli nagu üks, aga tänaseks on mul nagu pilt selgemaks saanud. Ja ma võin öelda, et päris alguses ma ju tegelesin antireaalsusega. Antireaalsus oleks nagu tuleviku aspekt. Ja seal ma näen nagu 3 reaalsust. Ja nüüd ma võin öelda, et me oleme rääkinud reptikatest. Reptikad, kas siis see kirjutaja või see mudel asub tegelikult antireaalsuses. Nii et reptikad on tulevikubaasilised ehk antireaalsuses. Siis püramiidikad oleksid nagu sellises vaimses reaalsuses nagu 0 ehk minevik. Vaata, neid ei ole ka näha mingis mõttes nende kehasid. Kuigi putukad ja reptikad on hästi näha, aga ei ole kuidagi püramiidikat näha. Aga nad on ka nagu 0. See on omaette reaalsused. Ja 3. reaalsus on see, mis ma jõudsin, on paralleelreaalsused.
ja paralleelreaalsus on 18 ja seal on nagu putukate maailm. Ja ma nägin, et nagu need parasiitsüsteemi jumalad, neid on 17 viidud paralleelreaalsusesse. Ja siia saadik ma ei saanudki aru, et mis reaalsus, mida loovad need parasiitsüsteemi jumalad. Ja nüüd ma tänaseks defineerin, et nemad on inimühiskonna valitsejad. Nii et inimühiskonda valitsevad 17 jumalat. Ja ma võin isegi kaardistada, et inimühiskonnas on nagu 7 võtvat poolt, ehk see, mis ma kunagi ammu nägin, et on 7 põrgunaist, siis on 5 kiirgavat poolt, ehk peaks olema 5 põrgumeest, aga ma nägin ainult 3. Ja siis peaks olema nagu mingisugune paar, kas mingi seest välja või väljast sisse, ja see tuleb 14 kokku. Ja siis on juhtkond, mida on 3. Ja minu meelest nendes 3 jumala kehas elavad erinevad teemonid. Vaata, me oleme näinud musta, valget ja punast teemonit. Vaata, Martin, sina näed kärbeste jumalat ja segaduste. Jah, segaduste arhitekt on 2 poolt seal. Kumb on zombisid valitseb ja kumb surnuid valitseb? Minu meelest üks valitseb surnuid, üks valitseb zombisid. Ma pakun välja. Kas seal on seost või ei ole? Seal on ühe alluvad muutuvad enesekeskseteks ja nad on tähtsust täis ja teise alluvad muutuvad skisofreenikuteks, kes ei ole tähtsust täis. Äkki siis on skisofreenikud nagu zombid või? Seal on, ütleme väga kaudselt me võime öelda, et nad on kusjuures hästi jõulised skisofreenikud. Nad löövad kõik segadusse, kui nemad tulevad, siis kõik kord kaob. Sellepärast segaduste arhitekt peab lööma maailma korra paigast ära selleks, et süsteem saaks tekitada uue vormi või uue struktuuri ja vaata selle alus on need skisofreeniku tüüpi inimesed. Võib-olla seal ei ole seost, aga lihtsalt ma räägin, et mina nagu olen kogu aeg näed punane jumal ja minu meelest punane teemon peaks zombisid juhtima. Valge teemon peaks siis juhtima neid poolsurnuid. Ja nüüd on küsimus, kes on must teemon? Ja ega ma tänaseks veel ei oskagi öelda, kes see must teemon on, aga ta oleks nagu seal vahel. Ja siis ma avastasin, et ma olen kogu aeg näinud ühte erilist jumala kuju. Ja see on praegu lagunemises. Kõigepealt ma nägin nagu laguneb üks pool ära. See oli siis, kui ma nagu tajun nagu kogu aeg, et sealt peaks nagu Jeesus tulema, et see oleks nagu Jeesusega kuidagi seotud. Ja läbi selle ma nagu jõudsingi surnute maailma. Ja siis nüüd teine pool oli väga ilus, aga järsku nüüd viimased paari päeva sündmustega ma hakkasin nägema nagu see tegelane, kes seal sees oli. See nagu hakkab sealt ära kaduma. Ja siis ma näen nagu seal on nagu mingi punane aine, aga punane aine oleks nagu tõde. Siis ma nagu jõudsin järeldusele, et tõde on meie käest nagu ära kaotatud. Ainult must teemon teab tõde ja seda tõde kuidagi jaotatakse vastavalt vajadusele, aga üldreeglina kogu meie ühiskond toimib, et keegi ei teaks päriselt tõde. Ja mul on niisugune kahtlane tunne, et praegusel hetkel hakkab see jumala kuju, kus pesitseb must teemon, hakkab lagunema. Ja ma ei kujuta ette, mis sest mustast teemonist saab, kui see keha kaob. Kas ta kaob ürgsuppi või ta lihtsalt hüppab mingi teise keha sisse, ajab mingi muu jumala, viskab välja. Me ei tea seda. Aga sündmused on ühed väga-väga huvitavad, mis nüüd toimuma hakkavad. Ja minu meelest, kui see must teemon kaob, siis minu meelest see must teemon,
ta nagu reguleeris või pani nagu sünkrooni surnud ja zombid tööle. Aga minust, kui ta ära kaob, siis kaob nagu ka zombide ja poolsurnute vaheline side. Ja kui see side kaob, siis üks ei tea, mida teeb teine. Ja vot see läheb midagi väga huvitavaks. Aga võib-olla veel ennem selleks lõpetuseks selle teemaks tahaks veel rääkida ühte huvitavat asja. Miks ma just olen keskendunud sellele, nimetame siis musta teemoni jumala kujule, kus elab must teemon sees. Ma tean, et sealtselt oli algselt ajaisad, kes ei olnud hetkeseisu veel looja. Ja veel üks tegelane. Mõlemad olid vägilased. Ja siis ma avastasingi, et selle jumala keha sees oli loodud mingisugune ämblikute mudel. Ma tean, et on olemas mingisugused robotämblikud, mis pannakse inimeste sisse. Ja tänaseks ma tean, et kui robotämblik pannakse inimeste sisse, siis ta muutub zombiks, sest robotämblik ei lase inimese tahtel avalduda. Aga kui see välja võtta, siis nagu avalduks inimese tahe, ta oleks endiselt. Välja arvatud ühed erandid, kes on päris zombid. Päris zombi on see, kes on võõra loomingu tõmmanud enda sisse ehk ürgruutu. Ja minu meelest sellel hetkel, kui sa oled võõra loomingu omandanud, enda omaks pidanud, sa tapad enda tahte ja sa muutudki tegelikult zombiks. Ja kuidas nüüd poolsurnuks tekivad, seda ma tänaseks veel ei tea, aga zombid tekivad niimoodi, et nad võtavad mingi võõra elementi, sest minul õnnestus oma elus näha ühte inimest, kellel oli ajaisata jupp sees, see nagu läks tema seest välja ja siis nagu tuli tema täielik nagu zombilikus esile. See inimene ei mõtle mitte midagi. Ta nagu ketrab, ta on nagu mingi programm, ta käib selle järgi, see, et ta kõik endale kahjulikult teeb, ta nagu ei mõtle, et ongi zombi. Ja siis ma sain ka aru, et tema on päris zombi. Teised inimesed, kellest on see robotämblik pandud, nad ei ole zombid, aga nende tahe nagu pärsitakse, nad ei saa nagu avalduda. Et ma neid ei nimetaks zombiksteks, aga praktiliselt inimeste tahe ei saa tänapäeval avalduda. Ja kui sinu tahe ei saa avalduda, ütleme, mis arengut siin toimub, ei toimu enam mitte mingisugust arengut. Kusjuures see tahte teema on üks asi, millest ma olen alati väga huvitatud olnud. Ma siin hiljuti uurisin neid 8 saatuse jumalannat ja mul on üks spetsialiteet, mind huvitab praegu see, mitte nad ei ole kõik saatuse jumalannad, vaid üks nendest on saatuse jumalanna. Ma ei tea, kes on nendest ülejäänud 6, ütleme nii, üks nendest tegeleb sünnitamisega. Seejuures sünnitamine on vajalik selleks, et kuna inimesena me ei ole valmis ja kui me loome kontakti selle jumalannaga, me saame tulla iseenda kehasse. Aga see pole praegu tähtis ja vaata, ma uurin hetkel selle saatuse jumalanna reegleid. Ja kui sa räägid nendest tahetest, on üks reegel, mida saatuse jumalanna tegelikult andis mulle mõista. Ja see muudab väga palju, kuidas me maailma suhtume. See reegel esmasel ütlemisel ei kõla kuidagi oluliselt, aga mida sügavamale sa selles lähed, seda rohkem sa muudad iseenda ellu suhtumist. Ja tead, mis see reegel on? Tahe avaldub alati. Aga mida see tähendab? Hakkame mõtlema. Ma ei saa sest nagu hästi aru, aga okei. Nii. Sellepärast, et tahe oma loomult on sama hea nagu reaalsus. Vaata, ei ole olemas sellist momenti, et reaalsus ei avaldu. Reaalsus on olemas. Sõltumata. Sellepärast, et reaalsus ei ole nagu välja mõeldis või et mingil hetkel ta kaob ära või me võime seda eirata. Reaalsus on see, et ükskõik kui palju ma mõtlen ja ma jooksen vastu seina, ükskõik kuidas ma mõtlen, see sein mõjutab mind ikkagi. Ehk siis reaalsus ei ole kunagi virtuaalses olekus. Tahe on subjektiivse maailma reaalsus, mis tähendab, see avaldub alati. Ja nüüd, kui me seda teame,
siis me tegelikult muudame oma ellu suhtumist. Sest kui mina midagi tahan, aga ma ei saa, siis ma jään mõtlema seda, et äkki mu tahe on avaldumata vormis. Vot see on vale. Tahe avaldub alati. Kui mina tunnen, et minu tahe ei avaldu, siis minu tahe ei jõua minu kehasse. Aga see kusagil juba muudab saatust, see juba liigutab. Oletame näiteks, mis on kõige tüüpilisem tahe, mida inimesed tahavad rikkaks saada. Siis mõtlevad kogu aeg, oi, ma olen nii vaene, tahan kogu aeg rikkaks saada, aga ei saa. Aga keegi muu saab. Tahe juba töötab, liigutab rahavoogusid, liigutab võimalusi, liigutab mis iganes elemendid on seotud materiaalsete väärtustega. Juba asju liigutatakse. Ja nüüd, mida see inimene peab tegema? Ta peab tegema vaimselt, õppima sellise asja selgeks nagu mao püüdmine. Kunagi me rääkisime tahetest kui madudest. Ehk siis kui me mõistame, missugune on tahte madu, siis me mõistame seda, mis on probleem, miks meie tahe ei avaldu. Aga üks asi, mida ma jätsin tookord rääkimata, sellepärast, et ma ei teadnud seda ja nüüd, kui see saatuse jumalanna mulle selle reegli ütles, ma sain sellest aru. On üks madu, mis on jooksik. Ja inimene peab õppima jooksikut püüdma. Mis tähendab seda, et kui sina tahad rikkaks saada ja kusagil see rikkus avaldub, siis sinna on sinu madu läinud ja sa pead selle mao kinni püüdma, mis on läinud sinu kehast välja. Ja selle kinni püüdmine on hingeline töö, sellepärast, et hingega sa lood iseenda, et see madu saaks sulle sisse tulla. Toome kujundliku analoogi. Tahad süüa, kasvatad kartulit. Lähed, kaevad kartuli välja, aga sul ei ole kusagil seda hoiustada, sul ei ole keldrit, kuhu panna. Selle keldri ehitamine on hingeline töö. Sul võib olla tahe, aga kui sul ei ole hinge, kuhu see panna, või sinu hinges on midagi muud, kes selle ära võtab, see on kõik töö hingega. Kui sa oskad hingega tööd teha, sa õpid madu püüdma ja sa saad tõmmata selle mao iseenda keha sisse. Ma toon veel ühe näite, kuidas tahe avaldub alati. Mul on alati olnud erinevad sellised huvid elus. Küll ma tahan nagu ühtede kultuuridega kokku saada, siis teistega kokku saada, küll ma tahan uurida selliseid eluvaldkondasi, kolmandaid, neljandaid. Mul on alati olnud kõrval üks naine, kusjuures see naine erinevatel eluetappidel on erinev. Kui mina midagi nagu tahan või häälestun sellele teemale, siis sellel naisel käivitub mingi sündumuste voog, mis on täpselt selle teemaga seotud, mille mina käivitasin. Ja kusjuures need naised on ise sellega hädas, et nad satuvad nendesse sündmuste voogudesse. Mina häälestun teemale, kusjuures minule need sündmused ei tule, aga need tulevad alati sellele ühele naisele. Alati üks või kaks on nagu maksimum, kes nagu peegeldavad minu seda tahet kellegagi kokku saada või mingisuguseid kogemusi saada. Ja vaata, see jooksik madu läheb nüüd selle naise sisse ja tõmbab kõik selle peegelduse endale. Ja nüüd on minu ülesanne teha hingega tööd. See kõige esimene töö võib olla see, et ma üldse räägin selle naisega läbi. Et aru saada, miks tema püüab need peegeldused kinni. Äkki me saame kuidagi füüsiliselt läbi käia, et ma saaks osa nendest peegeldustest. No mis iganes. Aga kui me seda mõistame, et tahe ei ole kunagi uinunud, tahe avaldub alati, me suhtume juba täiesti erinevalt sellesse maailma, kus me oleme. Et see on kusjuures üks saatuse jumalanna reeglitest. Teine reegel oli, mille ma avastasin, on samamoodi väga huvitav, on see, et kõik asjad, mis on loomuvastased, on üks punkt. Kui sa ründad seda punkti, siis nad kukuvad kohe kokku. Sest loomuvastane asi on nagu kaardimajakene. See on sa teed ühe väikese kõksu ja kõik terve majakene kukub kokku. Näiteks ma tean ühte naist, kes oli vaimselt üsnagi tugev. Ta oli alati kohal, aga tal oli üks nõrk koht, tal oli nõrk koht puusad. Ja puusades naine tuleb kaasavaraga.
puusa läbi tajub naine iseenda kaasavara ja teab, mis oli selle naise kompleks? Vaesus. Ta kartis, et tal ei ole vara ette nähtud. Ja kui sa tead seda, mida ta kardab, sa võidad ta vaimselt alati. Kusjuures see on üks saatuse jumalanna reegel, sellepärast et see nõrk koht paneb paika saatuse, mis on sinu hukatuse põhjus. Aga kuna saatus on aja sõltumatu, siis see hukatus võib tulla hiljem või varem, sõltuvalt sellest, millal keegi avastab selle nõrga koha, kui keegi kedagi hävitama läheb. Nii et seda naist sai hävitada lihtsalt läbi selle, et sa võtad suhtumise, et ta ongi vaene. Ja sa oled nagu vaimselt üle. Ja nii kehtib igal pool. On see süsteem, on see mis iganes loomuvastane rõhuv jõud, kui sa mõistad seda ühte väikest punkti, sa saad selle kaardimajakese maha tõmmata, sest kõikides ülejäänud nurkades on need süsteemid ja inimesed ja mis iganes vaimsed entiteedid, nad on väga tugevad, aga sa pead leidma selle ühe punkti. Ja kui sa leiad seda punkti, sa saad käivitada protsessi, mis selle hävitab. Nii et need on 2 reeglit, mida ma õppisin tegelikult saatuse jumalannalt ja mis on minu elu päris palju nagu muutnud. Aga just see tahete teema, see on nagu väga huvitav. Tahe avaldub alati. Aga me peame tegema selle töö, et tõmmata seda iseendasse selle tahte. Sest tahe on tegelikult, ta on reaalne. Ta on sisemiselt reaalne, ta on kogu aeg olemas. Et see on üks huvitav tähelepanek, mille ma tahtsin sinu jutule otsa liita. Selge, see on jah väga huvitav. Aga jah, nüüd ma teangi seda asja, et vaata, ma kogu aeg teadsin algselt, et oli kõigepealt looduse probleem, et see on nagu lahendatud. Nüüd hakkab inimkonna probleem. Ja nüüd ma teangi, millal inimkonna probleem lõpeb. Siis kui kõik need 17 parasiitsüsteemi jumalat on ära kaotatud. Ja siis hakkab parasiitsüsteemi probleem. Siis arvatavasti puhastatakse antireaalsus, paralleelreaalsus ja 0. Nii et tegelikult seda tööd, mis siin ootab ees inimkonda, on veel pikalt ja pikalt. Ja ega nende jumala kujude hävitamine ei käi niimoodi, et plaks, et täna tehtud, on me valmis. Ma arvan, et see pikk protsess, hea kui meie näeme, ma nimetangi seda musta teemoni, et kaob ühiskonnast ära must teemon. Ja ma arvan, et tead, millal see must teemon ära kaob? Siis kui me mõistame, mis asi oli must teemon. Vot siis on ta läinud. Mina iseenesest pakun seda välja. Tänaseks ma ei mõista, mis asi on must teemon. Ja nüüd võib-olla lõpetuseks, kuna ma olin nüüd ühiskonna osas, siis hakkame tulevikus rääkima. Ühiskonnas on naisel 7 rolli või parameetrit või naist määratakse ära 7 aspekti peal. Muideks üks aspekt on see, et ta sünnitab. Aga mehel on 5 rolli. Ja ma tean, et need mehed, esimese rolli ma tean, mida nimetatakse meheks. Ehk definitsioon kõlab niimoodi. Mees lahendab probleeme. See on mees. Aga nüüd, Martin, sina veel seda ei tea, aga kuidas lahendatakse probleeme? Ma võin öelda, et kuidas ühiskonna inimene lahendab probleeme. Vot seda võid sina mulle küll öelda. Kuidas ühiskonna inimesed lahendavad probleeme? Kas sa räägid nüüd õigesti probleemi lahendamisest või... No, kuidas nad lahendavad? Õigesti on üks väga huvitav asi. Sa võid ka öelda õigesti, kuidas lahendatakse, aga kuidas nad lahendavad? No aga ma võin ka klassikalise meetodi öelda, et sa eirad seni, kuni probleemi enam ei ole. Jah, see on üks asi. See on üks variant. Eirad nii kaua, kuni äkki keegi lahendab. Ja vaata, kui me vaatame poliitikat ühiskonnas, kuidas lahendatakse probleeme? Väga lihtsalt. Keelame, piirame, maksustame. Alati on üks võti. Võtame midagi ära. Aga teate, nüüd ma teile ütlen, et kuidas probleeme lahendatakse. Probleem on see, et on alati midagi ebatäiuslikku, midagi puudu. Probleem lahendatakse ainult nii, et sa lood mingi uue asja.
näiteks ma tean, et siin poliitikud lubasid, et Eesti saab 5 rikkama riigi hulka. Kõik lubavad. Aga mis oli eestlaste probleem? Mis ei ole mitte ainult eestlaste probleem, vaid väga paljude rahvaste probleem. Mis on eestlaste probleem? Väga lihtne. Neil ei ole oma vaimsust. Ma hakkasin looma Eesti vaimsust ehk ma hakkasin lahendama probleemi. Kuigi tänaseks inimesed ei usu sellesse, et probleem laheneb, kui tuleb uus vaimsus. Nemad jätkavad ikka Jeesuse rida ja ma võin nendele öelda, et nii kaua, kuni nad uut vaimsust ei looda, õigemini tegelikult on loodud, ma olen loonud. Kui seda omaks ei võeta, siis nende probleemid ei lahene. Nii et ma lõpetagi sellise lausega, et mees on see, kes probleemi lahendades loob midagi uut. Ta täiustab. Lahendaja, see, kes võtab ära, on tegelikult, ma nimetan neid jobudeks ja jobusid ei panta pukki. Kas sellega siis lõpetame? Lõpetame sellega. Okei. Aga siis mõelgem, kuidas midagi uut anda selle asemel, et vähemaks võtta. Järgmine saade järgmisel korral ja kuulasite Valguse varjupiiril. Kuulmiseni!